Tere! Mina olen Merike Paberits, Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika õppejõud ja tutvustan teile pilli nimega flööt. Flööt on puhkpill, mis tähendab seda, et siit heli kättesaamiseks on vaja seda puhuda. Ja flööt on kahesuguseid, osad, millest puhutakse otse toru kaudu ja teised, millest puhutakse külje pealt. Neid nimetatakse põikflöötideks ja minul siin käes ongi üks põikflööt. Lugusi sellest, kuidas flöödi malbe ja leebe hääl lepitab vihaseid, tervendab haigeid või suhtleb jumalatega, on päris palju. Ja seda sellepärast, et flöödi sisse läheb justkui sinu enda hing, kui sa puhud. Vanasti tehti neid pille pigem puidust, luust, bambusest, pilliroost. Tänapäeval siis on enim kasutatud metall. Minul on siin hõbeflööt, aga tehakse ka kullast või plaatinast. Sellisel kujul flöödi mõtles välja kunagi üks saksa pillimeister Theobald Böhm umbes 200 aastat tagasi. Ja ta tegi kohe terve perekonna. On sellest pillist väiksemaid ja on suuremaid. Ja mul on siin kaasas ka üks suurem kaaslane, altflööt. Ja nende flöötide vahe on see, et üks neist on natuke kõrgem ja teine on natuke madalam. Et mida pikem pill, seda madalam helisid tuleb. Ja ma mängin teile võrdluseks ka kõigepealt seda tavalist flööti. Et siit häält kätte saada, siis pillimees peab asetama oma alumise huule siia augu peale, nii et see pool august jääks vabaks ja siis suunama oma õhujoa täpselt selle lahtise serva vastu. Siis tekibki heli. Ja lisaks sellele augule on siin veel terve hunnik auke, mis kaetud klappidega ja need on selleks, et siis mängida erinevaid helikõrgusi. Mida rohkem mul siin näppe peal on, seda madalam on heli. Ja kui ma neid ära võtan, siis läheb heli ka kõrgemaks. Kohe päris ülesse välja. Altflööt seest on aga palju kõrvasõbralikum. Ja tänapäeval kasutatakse flööti väga mitmetes muusikastiilides. Klassikalises muusikas, jazzmuusikas, rütmimuusikas ja ka pärimusmuusikas. Rahvapillina meil küll sellist instrumenti ei ole olnud, aga tänapäeval juba mängitakse päris palju ka mittetraditsioonilistel pillidel pärimusmuusikat. Nii ka mina olen siis hakanud mängima sellel pillil pärimusmuusikat. Ja minu repertuaari kuuluvad enamjaolt viiulilood, lõõtsalood, torupilli või parmupillilood. Ja tavaliselt ma kasutangi selleks altflööti, sellepärast, et selle pilli tämber on natukene madalam, kahisevam, tuulisem, selline jõulisem tämber tuleb siit välja. Ja ma mängin teile ühe labajala Kihnust, kannab ta pealkirja Tibujalg.